Tere! Mina olen Juhan Rodrik ja ma tegelen kujutava kunstiga, maalimisega ja joonistamisega. Ja täna ma sooviks siis kummutada ühe väärarusaama, millega ma kogu aeg kokku puutun. Et ma pean nagu pidevalt seletama seda lahti, et kuidas minu looming valmib ja kuidas ma oma töid teen. Et pidevalt ma pean seletama seda, et keegi tuleb minu käest soovima mingisugust X teemalist tööd, et keegi tuleb, kes tahab mulle nimetada teema, et ma maaliks talle mingisuguse etteantud soovide nimekirja põhjal mingisuguse asja, et kuna ma teen hästi palju erinevaid kunstilisi asju ja minu isiklik kunstiline käsitlus on väga mitmekülgne, siis ma saan ka aru, et selline väärarusaam võib täiesti olla, et ma maalin igale ühele mida iganes keegi soovib, aga tegelikult see niimoodi ei ole. Et ma ise seletan seda ka aeg-ajalt lahti niimoodi, et ma toon oluliselt kergemini arusaadava muusika näite. Et kui võtta, et minu tööpõhimõtted on väga sarnased iga muusiku ja iga bändi tööpõhimõttega. Näiteks need tööd, need maalid ja joonistused on nagu minu tööd, mis mul on, need on mu teosed ja need maalid ja joonistused, mille ma olen valmis teinud, need maalid ja joonistused on kogu maalide valik, mis mul on. Et ainult valmis maalide valiku piires, need, mis mul on internetis näha, nende hulgast saab valida endale sobiva teose või siis tellida saab sellises stiilis, nagu ma juba teen. Näiteks ma teen õnnelikke kalu ja õnnelikku kala saab ka tellida, aga sellisel juhul saab ainult tellida, kui ma teengi sellise töö, nagu ma teen, ilma juhisteta. Et no näiteks selline variant on muidugi ka, et mõõt on, et kui te soovite, näiteks keegi soovib 100 × 100 sentimeetrit õnnelikku kala, siis sellele muidugi saab. Aga sellist nagu, et kuidas ma täpselt maalima ja joonistama pean ja mis värvidega ja mis elemente ma pean lisama ja kõiki värke, et selliseid asju ei saa, et minu tööd on nagu igal bändil on omad lood, et minul on ainult need tööd, need on minu maalid ja joonistused on nagu minu lood. Nagu bändil on lood, on minul maalid ja joonistused ja igal bändil on oma lugude valik ja iga bändi lugude valik on teatud hulk lugusid. Et kui te tellitegi endale esinema ükskõik millise bändi, näiteks Smilersi, siis te ei saa Smilersi juurde minna ja hakata talle ette lugema, milliste sõnadega ja millise viisiga ja milliste pillidega ja millises koosseisus Smilers teile peab sellel õhtul laulma hakkama. Et enne kui te juba Smilersit tellima asusite, te teadsite ette, et te saate Smilersit tellides ainult Smilersi lugude valiku piires tellida lugusid. Lähete soovi lugu tellima, siis samamoodi. Smilersilt soovi lugu saab tellida ainult Smilersi lugude valiku piires. Et Smilersil on ainult kindel arv lugusid, samuti on minul ainult kindel arv töid ja need tööd, mis on valmis, ainult nende hulgast saab valida endale sobiva töö. Kui see originaalmaal või joonistus enam minu käes ei ole, et ta on jõudnud juba kellegi erakollektsiooni
ja ei ole enam minu kollektsioonis, siis sellest ei ole ka tegelikult midagi katki, et siis on võimalik tellida endale trükis selle maali baasil. Ja trükise puhul on juba palju rohkem mänguruumi ja valikuruumi. Et see laiendab tegelikult teoste valikut mul pisut. Et saab valida endale ka sobivast suurusest trükis näiteks, et need on internetis üleval. Et sõltuvalt sellest, millise platvormi pealt te seda videot vaatate, et ma ei saa just kindlalt öelda, et mul on link kirjelduses, aga Facebookis, minu Facebooki lehel on minu maalidest tehtud fotode ja näitustest tehtud fotode kirjeldustes aeg-ajalt esineb neid linke ja mul Instagramis on infos on link üleval, kus on võimalik trükiste valikut vaadata. Aga originaalmaalide kohta mul internetis rohkem infot ei ole kui ainult nende väljanägemine, et aga originaalmaalid on ainult minu käes ja näitustel väljas. Aga ma pean ka hästi tihti, ma olen pidanud seletama, et ma ei maali X teemasid, et kõik, mis ma olen maalinud, on näha ja midagi muud. No valik muidugi täieneb, nagu bändid tegevatel bändidel võib juhtuda ka see, et näiteks bänd kirjutab uue loo ja tuleb uue looga välja, siis lugude valik täieneb, lisandub üks lugu juurde. Mul on sarnane lugu, et kui ma maalin uue maali, siis maalide valik täieneb ühe maali võrra. Aga ma ei maali nagu X teemal ja ette antud soovide nimekirja alusel. Ja samuti ma ei tee portreid soovijatest. Nagu portreedest ma juba tegin eraldi video ühe inimesega, kellele ma tegin portree. Ja siis ma olen ka tuttavaid üllatanud nendega. Et ma olen nende teadmata portreid teinud, et portreteerimisel ma kasutangi seda, et ma valin ennast isiklikult inspireerinud inimesed ja portreteerin neid, et kõik tööd, mis mul on tehtud, on minu vaba tahte baasil tehtud ja ette antud teemadel nagu selliselt X teemal ei tule töid. Ainult minu valmis tööde hulgas saab põhimõtteliselt valida ja kooskõlas selle valikuga on võimalik ka midagi näiteks tellida sobivas mõõdus, et kui on mingi sein, siis sinna võib-olla igas mõõdus ei sobi, et siis tuleb valida kas siis trükis või siis ma võin ka enda valiku järgi maalida nagu töö. Et ma loodan, et ma sain selle vale arusaama veidi korrigeeritud, et kuidas ma nagu töötan. Et ma ei pea seda enam nagu seletama igale ühele eraldi, vaid ma saan lingi saata. Aga jah, põhimõtteliselt ongi, et nagu igal bändil on oma lugude valik. Vanilla Ninjal on ainult Vanilla Ninja lood ja minul on ainult minu tööd. Vanilla Ninjal on kindel arv lugusid ja minul on kindel arv valmis töid. Jüri Homenial on ainult Jüri Homenia lood. Ja Jüri Homenia ei laula Tanel Padari lugu sulle. Või sa ei saa Jüri Homeniale ka nagu sa saadki Jüri Homenialt ainult Jüri Homenia loo. Terminaatoril on ainult Terminaatori lood. Ja noh, ma loodan, et see on nagu piisavalt arusaadav näide.